Andres Ammas, palun. Lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, vabandan, kui küsimus on pisut isiklik. Arupärijate arvates on erakondade liiga suure rahastamise üks tagajärg see on, et tehakse ülemäära suuri valimiskampaaniaid, võetakse selleks võlgu ja kaetakse neid võlgu siis hiljem riigieelarvest tulevate laekumiste arvelt. IRL tegi kevadistel valimistel või valimiste eel päris mahuka ja ilmselt kalli kampaania ja meedias on spekuleeritud, et erakond pidi selleks ka võlgu võtma. Kas te tookordse erakonna juhina saate öelda, kui suur see võlg oli ja kui teil on andmeid, kas tänaseks on seda võlga õnnestunud juba ka vähendada? Aitäh! Ma võin vastata nõnda, et erakond on oma valimiskampaanias tehtud kulutusi ajatanud, mis puudutab siis makseid neile reklaamitegijatele ja loomulikult me oleme neid makseid tasunud ja sellekohane graafik on paigas. Ja see informatsioon on igati avalikkusele kättesaadav siis riigieelarve erakondade rahastamise järelevalve komisjoni avalike andmete kaudu. Ja selge on see, et need valimiskampaaniad sellises konkurentsiolukorras, nagu me oleme, on erakondade võitlusloogikas sunnivad peale oma ideede ja aadete eest kasutama neid kõiki legaalseid vahendeid, et ühiskonnas oma sõnumit kohale viia. Selleks, et selles konkurentsiruumis vähendada reaalselt nõudlust, on minu hinnangul mõistlik analüüsida ja langetada valikud, mis puudutab kampaania kululiikide piiranguid, aga teiseks panna kinni ka need hiireaugud, mis muudavad kogu selle poliitilise konkurentsi väga tinglikuks või naeruväärseks ja ma viitasin siin konkreetsele juhtumile Tallinna linna rahadega. Aitäh!